täisnurkse kolmnurga kujulise maatüki pindala on 216, seega S on võrdne 216 meetrit ruudus. Ma märkasin, Grete, et sa panid selle mõõtühiku sulgudesse. Jah, ma tean, et mõned panevad. Otseselt vaja ei ole, minu meelest. Aga jah, ma ei tea, kui meeldib, siis pane. Mulle ei meeldi. Ma olen nii nagu, ma teen kõige laisemat versiooni matemaatikas. Ma panen alati kirja võimalikult vähe. Vot, aga üks kaatet on 36 meetrit. Üks kaatet on 36 meetrit. Tore. Leia puuduvad küljed. Okei. Ma vaatan, et see on siis A. Ja siin on C näiteks. Nüüd on probleem. Me ei saa Pythagorast kasutada. Meil on ainult üks külg on teada. Ja see tähendab seda, et meil selles ülesandes ainult Pythagorase oskamisest ei piisa. Siin on vaja mõelda midagi muud. Ma ei tea, kas ma teile olen öelnud, aga mis on see trikk seda sorti ülesannetes, kus teile on antud mingisugune pindala või ümbermõõt? Jah. Ühesõnaga, kui teile on antud ülesandes mingisugune pindala või ümbermõõt, siis mõelge, kuidas see on selle kujundi puhul arvutatud. Hetkel on tegemist täisnurkse kolmnurgaga. Kuidas me arvutame täisnurkse kolmnurga pindala? Kas keegi teab? Jaa, hetkel siis 36 korda A jagatud 2-ga. Ning meil on teada, millega kogu see tehe võrdub. See tehe võrdub 216-ga, sest et tekst ütleb, et pindala on 216. Seega, mida ma nüüd? Ma jätan selle Eesti siis siia, aga ei midagi kustutan ära. Seega meil on siuke võrrand. Ja see on hästi tore võrrand, sellepärast, et siin on ainult üks täht. Selle me saame ära arvutada ilma suure vaevata. Laura, sul juba häälepaelad on soojad. Kuidas? Kuidas me leiame A? Sa jagad A-kolm 2-ga. Ja, siis saab taandada, on ju. Oota, mõtlesid seda, on ju? Ei mõelda. Mida sa mõtlesid siin? 216 jagad 2-ga. 536 korda A võrdub 102. Ei. Ei, aga oota, 36 A-d võrdub 108, aga sa väidad või? Vastupidi. Tegelikult korrutad, jah? Tegelikult korrutad 2-ga. See oleks siis 432. Jaa, see oleks juba nagu õige asi. Ma ise tegelikult, te võite minna selle lahenduskäiguga edasi. Ma pigem taandaksin siin kohe alguses selle 18 kümneks ja 1, siis 18 A-d võrdub 216. Natuke väiksemad arvud lihtsalt. Suht sama kohtaga. Ja kui me jagame selle 18-ga läbi, siis me saame A-väärtuse kätte, mis võiks tulla mingi ilus vastus äkki. 12. Mis ühik? Meeter. 12 meetrit. Davai. Lebo, okei. Nii, aga kuidas me leiame selle C? Meil on A on teada, A on 12. Kuidas me Agvar selle kolmanda külje leiame? Paneme 12 ruudus pluss 36 ruudus võrdub C ruudus. Ja, nüüd me oleme täna seda kolmanda külje arvutamist päris palju teinud seda aeglast viisi. Ma tahtsin, et me teeme seda aeglast viisi, sest ma tahtsin, et te näete, kuidas need asjad on seotud Pythagorase teoreemiga. Aga kui me tahame kohe näiteks hüpotenuusi väärtust kiiresti välja arvutada, siis me paneme kohe kirja, et see võrdub
nende katetite ruutude summa juure all. see on natuke kiirem, me nagu jõuame, jätame paar sammu vahele. et me jõuaksime siin täpselt samasse kohta, kui ma võtaks ruutjuure, siis ta oleks, et see võrdub 12 ruudus pluss 36 juure alt. et kui me hüpotenuusi otsime, siis me liidame katetit siin juure all kokku. kui me katetit otsime, siis me lahutame hüpotenuusist teise katet, aga noh, see on harjutamise asi, eks teil. alguses on natuke palju infot äkki. vot, aga ehk siis kuidas siin ta, noh, ma saan ühe rea peal kohe jätkata seda arvutamist. ruutjuur 36 ruudus pluss 12 ruudus. arvutamisele ma ei taha eriti palju aega kulutada siin tunnis. täpsemalt tuleb siin ta 12 ruutjuur 10 meetrit. see on siis see täpne vastus. noh, ma lihtsalt hetkel ümardan ka, et näha, et kas ta on suurem teistest külgedest ja 37,9 meetrit on küll suurem. ehk siis see hüpotenuus on suurem. aga nüüd, kui ma arvutustega jätkan, siis ma ikkagi kasutan seda täpset väärtust. olgu, meil on kõik küljed on leitud, mida see ülesanne palus teha. ja nüüd ta palub leida ka kõik teravnurgad. kas keegi mäletab midagi nurkade kohta? tangens on tore asi küll. jaa, tangens või siinus või koosinus hetkel kõik tuleb kasuks. kuna tegemist on täisnurkse kolmnurgaga, siis temas kehtivad ka need siinus, koosinus ja tangensi asjad. Markus, kuidas on sul midagi meeles tangensi või siinuse või koosinuse teema juures? ei ole. aga Mariel? aga Isabella? Agor? kas sa räägid tangensist, siinusest või koosinusest? kas sa räägid hetkel tangensist, siinusest või koosinusest? sul on õigus. kui me võtame mingisuguse nurga siin, võtame näiteks, teeme mingi teise värviga. teeme siis tangensiga. ehk siis näiteks võtame selle nurga siin. ütleme, et ta on alfa. tangens alfa võrdub, mis see oligi, Agor? jaa, vastaskaatet on siis hetkel siin üle kolmnurgase vastas olev kaatet ehk siis 36 ja kõrvalkaatet on siinsamas selle nurga kõrval see 12. seega vastaskaatet jagatud kõrvalkaatetiga 36 jagatud 12-ga saame, et tangens alfa võrdub 3. ning nüüd see järgmine samm on puhtalt kalkulaatori peale. seda peast ei tehta. ehk siis kalkulaatoris Markus, sul on kalkulaator kaasas või? on jah? ei tea, kas sa oskaksid selle nurga leida tangensil? äkki tuletaksid meelde palun? jaa, oleneb kalkulaatorist muidugi. ma võib-olla ütlen sulle mingit asja. tangensi lupul jääd üles või? jah. Nice. kas sul on ka mingisugune nagu second nupp? okei, kui sa vajutad second, tangens ja 3 ja võrdusmärk, mis sa saad? 71,6. ja see ongi see nurk. see ongi see nurk. 71,6, see tuleb ligikaudu, siin peab ümardama, siin muud varianti ei ole. 71,6 kraadi. hetkel see perfektselt selle joonisega ei klapi, aga noh, eks need, see joonis ei peagi klappima. hetkel siis see lühem kaatet on tegelikult pikem. ja see nurk on siin kordades suurem, noh mitte kordades, aga natuke suurem. nii, ehk siis see üks nurk on leitud. tegelikult on 2 nurka juba teada, üks nurk on täisnurk, aga kuidas me leiame selle kolmanda nurga?
ma olen nõu. oota, mida? jaa. jaa. Nende kolme nurga summa on 180 kraadi. see on igas kolmnurgas nii, mitte ainult täisnurkses, vaid igas kolmnurgas. aga täisnurkses ka. ehk siis, kui me lahutame 180 kraadist maha, siis selle täisnurga ja meie alfa siis me saame selle beeta kätte. ehk siis ma panen siia. Beeta võrdub nii palju. $18,4 kraadi. siis see beeta nurk on tegelikult palju väiksem kui alfa nurk, aga hetkel joonise peal ei ole see näha, sest et kolmnurk on valede küljepikkustega. aga see joonis, kui sa endale abiks teed joonised, ei peagi olema perfektne. peaasi, et sa lihtsalt näed, et üks kaadrib siin, teine seal, hüppad ülus seal, nurgad seal. siis on midagigi silme ees, aga nüüd on kõik nurgad olemas ja see ülesanne on lahendatud. ehk siis mis need vastused on? tšah, tšah. Need on siis kõik asjad, mida paluti. asi, aga kuigi noh, see täpsem vastus on siin natuke isegi ilusam. vot, aga nüüd